mis on kõige kallim asi, mille sa oled ära kaotanud? Issand jumal, ma ei oodanud siukest küsimust. Kõige kallim asi. No ma ükskord kaotasin ära peaaegu oma iPadi. Või no tegelikult sellega, ma ei tea, kui pikalt ma võin rääkida, ükskõik või sul on vahe nüüd. Jah, okei. No põhimõtteliselt, ma ei tea, see oli ikka nagu, ma arvan, ma olin 10. Läksime Norra ja siis ma just sünnipäev olnud ja ma just sain endale uue iPadi. Ja siis see oli isa läpaga kotis ja siis me just ootasime nagu lennamas seda nagu pagasit lihtsalt lindi pealt ja mu isa tõstis selle nagu koti kuskile seina äärde ja ütles mulle, et mine mu vend peab selle nagu silma peal hoidma ja seda nagu valvama. Aga see lõppes niimoodi, et me nagu olime seda kõrval ja me justkui nagu hoidsime oma asjadel silma peal, aga tõenäoliselt see läpaga kott oli meil teisest kotist natuke nagu eemal ja ühel hetkel ma avastasin, seda pole enam. Ja siis no mina muidugi just uus asi on ja ma hakkasin täiega nutma, on täiega paanikas, et oh my god, kus on just uue pead ja kus see on. Siis me läksime seal Oslo lennujaamas sinna politseijaoskonda, siis ta ütles ka, et ei tea, et Oslos on nagu varastatud hästi palju, et me nagu isegi nagu ei tea, kas me saame selle kätte või me ei saa. Ja siis me tükk aega istusime seal nagu seal jaoskonnas või seal nagu politsei office'is ja siis vist keegi hakkas mingeid turvalindistusi vaatama ja siis tuli välja, et hoopis mingi lennujaama koristaja, keegi oli selle koti võtnud ja viinud lost and found ja arvates, et keegi on seda sinna unustanud või ära viinud, nii et me saime selle kätte ja kaotanud ära õnneks. Aga mis asja ma mõtlen, mis asja ma olen ära kaotanud? Kindlasti on hästi palju mingeid nagu riideid ära kaotanud, tõenäoliselt kuskil hotellidesse unustanud. Või just nüüd sel talvel ma kaotasin lennujaamas oma Red Bulli mütsi ära, mis oli mu lemmik. Lihtsalt nagu jalutasin kuidagi ühel hetkel vaatasin, seda pole enam. Nii et jah, no see jah. No mingil määral ikkagi kallis asi mulle. Aga jah, ma vist nagu mingid siuksed nagu kalleid asju, nagu mingi telefoni või asju, pole tegelikult ära kaotanud, pigem ongi lihtsalt siuksed mingid riided ja siuke basic stuff, I guess. No see iPad ka peaaegu kadus ära. Milline on olnud sinu kõige hirmsam unenägu, mida näinud oled? Ma olen ainult ühe korra nagu nii hirmsat unenägu näinud, et ma reaalselt ärkasin lihtsalt tööd higisena ülesse. Ja see unenägu oli selline, et muidu siis, kui ma seda unenägu nägin, siis ma olin Jaapanis reisil. Aga ma nagu täpselt nagu nii hästi enam ei mäleta, mida päev edasi, seda rohkem see läheb mul meelest ära, aga see story oli niisugust, et ma olin Tallinna lennujaamas ja siis ma tahtsin WC-sse minna riideid vahetama ja siis nagu WC-s iga kabiini taga oli nagu aken. Siis ma vahetan seal riideid ja siis ma nagu näen, et seal on mingid nagu kummitused või mingid valgetes riidetes mingid tüübid, kellel nagu mingid laserpüssid. Need hakkasid mind tulistama minu poole, liikuma neid hästi palju ja nagu kambakesi. Siis ma jooksin sealt välja ja siis ma tahtsin oma asju, see oli ka mingid väärtuslikud asjad mul vaja neid kätte saada, siis ma läksin nagu sealt välja, siis ma läksin oma emaga koos uuesti nagu kuidagi neid võtma, aga siis need tüübid olid juba põhimõtteliselt nagu sealt nagu vanituppu või sinna WC-sse kuidagi sisse tulnud ja nojah, ja siis vist oligi see, et siis alla mingid inimesed tahtsid veel tulla sinna WC-sse, ma hakkasin neile karjuma, et ärge minge, et see on ohtlik, ärge minge ja siis need tüübid selle laserpüstega käisid mulle järgi, tahtsid mind maha lasta või midagi, hirmus, et ma põgenesin nendest. Midagi siukest. Ma olen küsimus, kui sa saaksid ühe korra elus tagasi minna ja midagi uuesti kogeda, siis mis oleks? Ma ütleks, et võib-olla siin on nagu mitu nagu võimalust või nagu ma arvan mingi 3. Üks on nagu see, ma võib-olla läheksingi tagasi umbes nagu aastaga tagasi või nagu just siis, kui ma nagu oma vigastusest astuma hakkasin. Jah, ja no oleks see, et kuidas ma või noh, et uuesti, kuidas ma tahaks seda viimase hooaja võib-olla uuesti teha ja võib-olla mingeid asju nagu teha teistmoodi ja võib-olla näha, et kui ma teeksin mingeid teisi otsuseid, et kuidas mul siis oleks läinud. Teine, kus ma tahaksin tagasi minna, oleks võib-olla siis nagu 2 aastat tagasi, kui ma vigastasin ennast. Mitte, et see oleks üldse tore olnud või midagi, aga lihtsalt tahaks võib-olla nagu näha, et kas või, kui ma seal oleksin mingeid teistmoodi otsuseid teinud, et milline mu nagu, kuidas mu elu nagu siis oleks edasi läinud. Ja siis võib-olla 3. asi, kus ma tahaksin tagasi minna, on võib-olla see periood, kus ma läksin alles kooli. Tegelikult võib-olla see on siuke nagu nii ja naas, mis see on nii kaugel ja mul on täiega hea meel selle nagu üle, et ma ei lähe praegu 1. klassi või 2. klassi on ju. Et ma juba hakkan nagu seal nagu keskkooliga või gümnaasiumi lõpule jõudma. Et see on täiega tore. Ja tegelikult see nagu need aastad, mis ma koolis käin, nagu tegelikult suht kiiresti läinud ja nagu täiega kiiresti. Aga ikkagi nagu see, et need uuesti läbi teha ma nagu väga pigem ei tahaks.
kuid samas on jälle see, et ma tegelikult tahaksin nagu uuesti minna kooli või nagu lasteaeda õpetada ja teha nagu seal ka mingeid teistsuguseid nagu otsuseid või nagu valikuid, et nagu näha, kuidas siis nagu mu elu oleks teistsugune olnud. Aitäh sulle!